sa ilmselt arvad, et sinu mänguarvuti kuulub sulle. Aga kui jätad Windows 11 lihtsalt 24 tunniks seisma, saadab see üle 3000 telemeetria päringu, rohkem kui 100 erinevale serverile. Kõik see toimub taustal, samal ajal kui sina ei tee midagi. See töötab nagu digitaalne pealtkuulamine, edastades süsteemi metaandmeid ja jälgimisidentifikaatoreid kohe, kui sa selja pöörad. Enamik inimesi arvab, et Windows liigub kohaliku tehisintellekti poole, et kõik jääks seadmesse, kuid lekkinud dokumendid paljastavad Windowsi jaoks palju tumedama lõppmängu, mis võtab sinult täielikult võimaluse oma arvutit omada. Ja samal ajal, kui kõik on hõivatud käeshoitavate konsoolidega, on üks rajanud ainsa tõelise pääsetee. Ja Valve ei vajanud selleks luba. Esimene peatükk – klaasmaja. Microsoft on 2 aastat müünud oma Copilot Plus arvuteid kui privaatsuse võitu. Kõik töötab koha peal, sinu andmed ei lahku kunagi sinu arvutist, kuid tegelikkus on hoopis teistsugune. Arvuti turvalisuse kanal tegi teste puhtal Windows 11 süsteemil. Ükski kasutaja polnud sisse logitud ja ühtegi rakendust polnud avatud. Arvuti lihtsalt seisis laual. Vähem kui 24 tunni jooksul võttis arvuti ühendust 10 erinevate serveritega ja see polnud ainult Microsoft. See saatis päringuid kolmandate osapoolte reklaamivõrkudele ja turu-uuringufirmadele. Neist osa on sellised, millest enamik kasutajaid poleks kunagi kuulnudki. Isegi privaatsusseadete maksimaalselt madalale keeramine ei muutnud midagi. Ainus viis selle peatamiseks on kasutada poliitikaseadeid, mida Windowsi tarbijaversioonid ei sisalda. Recall lisandub kõigele sellele. Selle Copilot Plus tehisintellekti funktsioon teeb sinu ekraanist iga paari sekundi tagant pildi, kui midagi muutub. Iga pilt salvestatakse sinu kõvakettal asuvasse kohalikku andmebaasi. Pilte saab otsida. Sa võid kirjutada näiteks see asi, mida ma nägin eelmisel teisipäeval ja selle lihtsalt üles leida. Nende piltide sisu ongi tegelik probleem. E-kirjad, veebilehed, pangalogimised, privaatvestlused, paroolihalduri hüpikaknad, mis ilmuvad vaid pooleks sekundiks. Kõik, mis ekraanil on, jõuab andmebaasi, indekseerituna ja asub kohas, kust igaüks, kellel on ligipääs sinu arvutile, võib selle leida. Recall ei hooli, mis see on. Ta salvestab need kõik vahet tegemata. Microsoft ütleb, et andmebaas jääb sinu arvutisse, kuid turvateadlased avastasid, et selle varasemaid versioone sai kätte lihtsate taaste tööriistadega. Sellest ajast alates on lisatud Windows Hello sisselogimine ja filter, mis peaks tundlikust teabest mööda minema, kuid 2025 aasta augustis testisid sõltumatud katsetajad seda filtrit ja avastasid, et see jättis ikkagi vahele asju, mida ta pidi kinni püüdma. Isegi kui sa usaldad kohalik osa, on endiselt olemas poliitika küsimus. Praegu Recall pilvega ei sünkroniseeru, kuid see võib muutuda üheainsa uuendusega. Enamik kasutajaid ei märkaks seda kunagi. Arvuti, mis teeb endast iga paari sekundi tagant pildi, ei kuulu sulle enam nii, nagu sa arvasid. See on tunnistaja. Teine peatükk – jõudlusmaks. Microsoft rõhutab tõesti oma toodete jõudlust. Windows on tippklassi arvutimängude kodu. Direct Storage laadib kiiremini. Auto HDR näeb parem välja. Xboxi rakendus on kohe sinu tegumiribal olemas, kuid sellel on hind, millest reklaam kunagi ei räägi. Erinevad ajakirjanikud ja arvustajad on aastaid jooksutanud samu mänge samal riistvaral, kasutades Windows 11 ja Linuxit. Tavaliselt kasutatakse Linuxi versioonina Bass City, mis on operatsioonisüsteem, mille eesmärk on jäljendada Steam OS-i ja paberil tunduvad tulemused peaaegu identsed. Windowsi fännid viitavad alati keskmistele kaadrisagedustele kui tõestusele, kuid see varjab seda, mida sa mängides tegelikult tunned. Oluline on hoopis 1% miinimum. See on mängimise kõige halvem hetk. Äkiline hangumine, kui pöörad liiga kiiresti või oled keset tulevahetust. Su aju märkab seda kohe, isegi kui kaadrisageduse loendur näitab midagi muud. Siin hakkab Linux Windowsit häbistama. Täpselt sama riistvara ja seadistustega annab Linux pidevalt 15–20% kõrgemaid madalaid väärtusi kui Windows 11. See pole mingi saladus. Taustateenused, sunnitud värskenduste kontrollid ja telemeetria saatmised. Isegi Copilot teeb asju, mida sa pole kunagi palunud. Igaüks neist on pisike, aga kui need kuhjata masina peale, mis üritab 240 kaadrit sekundis välja pigistada, siis need kõik liituvad. Sa oled selle jõudluse eest maksnud. Windows kulutab osa sellest asjadele, millel pole sinu mänguga mingit pistmist. Sa kulutad $1000, et ehitada tippklassi mänguarvuti ainult selleks, et operatsioonisüsteem, mille oled sunnitud installima, võtab selle toore jõu endale. Kui Linux nüüd jõudluses Windowsiga võrdub või isegi ületab seda, siis jääb tõesti ainult üks vabandus alles – mitmikmängud. Aastaid oli see just see, mis asja ära rikkus. Mitte sellepärast, et Linux ei suudaks mänge käivitada, vaid kuna pettusevastased süsteemid blokeerisid sind juba enne mängu algust. Ja kui see takistus kaob, muutub Windows lihtsalt valikuks. Kolmas peatükk – pettusevastase süsteemi illusioon. Pikka aega oli vastus küsimusele, miks rohkem inimesi Linuxile üle ei lähe, alati sama.
sa said üksikmänge probleemideta mängida, aga niipea kui mitmikmäng kasutas pettusevastast süsteemi, jäid Linuxi kasutajad mängust välja. Sa laadisid mängu ja sind ei lastud sisse juba enne, kui põhimenüü ekraanile ilmus. Ja sellepärast jäidki inimesed Windowsi peale. Nende mängud sõltusid sellest. Aga siis midagi muutus. Epic lisas Linuxi toe Easy Anti-Cheatile. Seejärel järgnesid sellised tarkvarad nagu BattleEye. Mängud, mis varem ei toetanud Linuxit, hakkasid äkitselt üleöö tööle. Umbes 4 aastat kulus selleks, et sellest saaks tavapärane asi. 2019. aastal oleksid sa naernud kellegi üle, kes väitis, et mängib Apex Legendsit või Halo Infinite'i Linuxis. Need mängud ei töötanud väljaspool Windowsit. Nüüd käivitatakse neid mänge Steam Deckil diivanil lesides. Sama kehtib ka vanemate arvutimängude kohta. Need töötavad praegu Linuxis tegelikult paremini kui tänapäeva Windowsis. 2000-ndate mängud, mis Windows 11-is ei tööta vanade käivitajate või ühilduvusprobleemide tõttu, töötavad ideaalselt läbi ühilduvuskihtide nagu Proton. See oli koordineeritud pingutus, mis toimus avalikkuse silme alt eemal. Keegi maksis inseneri töö eest, võttis arendajatega ühendust, kirjutas koodi ja ehitas testimisahela. Tehniline põhjus Windowsi kasutamiseks on enamasti kadunud nende mängude puhul, mida inimesed igal nädalavahetusel avavad. Mängud, mis keelduvad endiselt Linuxil töötamast, on enamasti konkurentsipõhised mitmikmängud. Sellised suurfirmad nagu Epic Games, Riot ja Bungie keelduvad lubamast oma agressiivsetel pettusevastastel tarkvaradel töötada avatud lähtekoodiga süsteemil. See on puhtalt turva- ja äriline otsus. Kõik see langeb kokku millegi muuga, mida keegi päris ette ei näinud. 4. peatükk. Riistvara anomaalia. Steam Deck tuli välja 2022 aasta alguses. 2025 aasta veebruariks teatas The Verge, et kokku oli müüdud umbes 4 miljonit seadet. See moodustab umbes poole kõigist käes hoitavatest mänguarvutitest, mis nende 3 aasta jooksul müüdi. Teine pool jaguneb Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go ja MSI Claw vahed kokku. Valve saavutas selle numbri peaaegu ilma traditsioonilise reklaamita, ilma kuulsuste toetuseta, ilma reklaamtahvliteta. Steam Deck levis suust suhu ja inimesed näitasid seda oma sõpradele. Hind on samuti osa sellest loost. Steam Decki baasmudel algab $399, sarnane Asus ROG Ally koos Windowsiga võib sõltuvat spetsifikatsioonidest maksta rohkem kui 2 korda rohkem. Samuti on Windowsi versioonil sageli sama riistvara puhul kehvem akukestvus. Valve hinnastas Decki nii, et see oleks esmane valik kõigile, kes on huvitatud käes hoitavast PC mängimisest. Nad müüsid riistvara peaaegu oma hinnaga ja teenisid enamiku rahast Steam'i kaudu müüdud mängudelt. Operatsioonisüsteemide numbrite juures lähevad asjad kummaliseks. 2026 aasta märtsis registreeris Valve'i enda Steam'i riistvarauuring Linuxi osakaaluks 5,33% kõigist Steam'i kasutajatest ja see oli esimene kord, kui see ületas 5% piiri. 2026 aasta aprillis langes see pärast hüpet tagasi 4,52% peale. Igal juhul liigub joon ülespoole. 2024 aasta alguses oli Linux alla 2%. 2026 aastaks oli see üle 4% ja püsis seal. Windows langes samal perioodil 96%-lt 92%-le. See on suurim püsiv langus, mida uuring kunagi näidanud on. Steamil on umbes 130 miljonit igakuist aktiivset kasutajat. Neist umbes 6 miljonit mängivad nüüd Linuxis, mitte Windowsis. Varem oli see arv vaid sadades tuhandetes. Nüüd on see suurem kui Taani elanikkond. Kuid samal ajal, kui Valve lõi täiesti uue laine arvutimängureid, seisis Microsoft enamasti paigal. Ja see ongi kummaline osa. Nintendo ja Sony müüvad konsoole. Tehniliselt müüb Valve samuti konsooli. Erinevus seisneb selles, et iga Steam Deck on personaalarvuti, mis töötab täieliku Linuxi operatsioonisüsteemiga. Iga inimene, kes selle ostab, puutub kokku Windowsile toimiva alternatiiviga, tihti ise seda teadmata. Ja kui inimesed said aru, et Steam Deck töötab tegelikult Linuxi peal, hakkas juhtuma midagi muud. Nad installisid sama operatsioonisüsteemi oma lauaarvutitesse. Käsikonsoolist sai värav. Sa võid osta Steam Decki, sest see on mugav ja siis saad aru, et täpselt sama kogemus töötab ka sinu mänguarvutil, mis seisab laua all. Valve ehitas seadme, mis õpetas miljonitele inimestele, et nad saavad elada ilma Windowsita. See muutis vaikimisi käitumist ja Microsoft pidi reageerima. 5. peatükk. Projekt K2. 2025 aasta lõpus teatas Windows Central Microsofti sisemisest programmist, mille koodnimi oli Projekt K2. Programm põhineb 3 põhisambal – jõudlus, töökindlus ja meisterlikkus. Koodnimi K2 on tabav. K2 on üks raskemaid mägesid maailmas, mida vallutada ja juba see nimi viitab sellele, kui keeruliseks on probleem Microsoftis muutunud. Kuid sellest tulenevad muudatused on reaalsed. Tegumiriba, mida saab lõpuks ekraani küljele liigutada. Faili haldur, mis avaneb kiiremini. Uuenduste teated, mis ei sega sind enam mängu keskel.
ettevõtted ei alusta mitmetahulisi kvaliteediprogramme siis, kui asjad lähevad hästi. Projekt K2 on Microsofti tunnistus sellest, et Windows 11 on muutunud piisavalt ebausaldusväärseks ja pealetükkivaks, nii et osa selle kasutajatest lahkub. K2 esitletakse kui lahendust, kuid samadel kuudel, mil Microsoft käivitas K2, on Windows liikunud vastupidises suunas. Telemeetria on suurenenud. Microsofti konto sisse logimine on muutunud uue arvuti seadistamisel kesksemaks. K2 parandab pindmised probleemid, kuid sisuliselt jääb kõik samaks. Ja sel kõigel on oma hind. Ühekordne Windowsi litsents maksab Microsoftile vaid korra. Tellimus maksab neile igavesti. Arvestus on siin nii ühepoolne, et Microsoft ei tee julget valikut. Nad teevad sama valiku, mille tegi Adobe Photoshopiga ja Autodesk AutoCADiga. Nende Office'i meeskond tegi seda Microsoft 365-ga. Muster on hästi teada ja tulemus on etteaimatav. Mis teeb Windowsi eriliseks, on selle publiku suurus, kes sõltub vanast mudelist. PC-mängutööstus on mitme miljardi dollari suurune tööstusharu, mis põhineb 3 eeldusel. Sa omad oma riistvara, sinu mängud asuvad sinu kettal ja sul on kontroll oma masin üle. Windowsi versioon, kus pead sisse logima ja mängima hakkama ning kus kogu raske töö tehakse Microsofti serverites, ei sobi sellele publikule üldse. Seda suunda on näha ka päris toodete puhul. Xbox Cloud Gaming on tellimus, Game Pass on tellimus. Microsofti pood on üles ehitatud Microsofti konto ümber. Uue Windows 11 arvuti seadistamine ilma internetiühenduseta oli varem lihtsalt ühe linnukese vahele jätmine. Nüüd on selleks vaja nippi, mille Microsoft iga paari versiooni järel kinni lapib. Iga muudatus viib tavakasutaja aina kaugemale oma arvuti omamisest ja lähemale sellele, et ta lihtsalt rendib ligipääsu arvutile. Kõik see ei tundu enam juhuslik. Recall sobitub tulevikku, kus kõik sinu tegevused salvestatakse, et tehisintellekt saaks neid otsida. Telemeetria voog sobitub tulevikku, kus Microsoft võtab tasu selle põhjal, mida sa kasutad. Kohalikud mängukogud, kohalikud salvestusfailid, modifikatsioonid, mida ise paigaldad, võrguühenduseta mängimine. Mitte miski sellest ei sobitu sinna, kuhu Windows liigub. Osa sellest jääb ellu tänu pärandtoe olemasolule, ülejäänu kaob. Kui Microsoft on seda puuri ehitanud, on Valve üle 10 aasta ehitanud ainsat toimivat väljapääsu. 6. peatükk. Vaikne ehitamine. Valve'i viimased 10 aastat ei tundu eriti loogilised, kui vaadata Valve'it riistvarafirmana. Sa pead vaatama Valve'it kui tarkvarafirmat. Proton on see, mis võimaldab Windowsi mänge Linuxis käivitada ilma, et arendaja peaks neid ümber tegema. See muudab mängu millekski, mida Linux suudab mõista. Nii saavad vanad, ainult Windowsile mõeldud mängud lihtsalt avaneda ja töötada. See viimane osa ongi kõige olulisem. Mängud ei pea enam platvormi vahetamiseks muutuma. Steam OS on Valve'i versioon sellest ideest süsteemi tasandil. See on Linuxi operatsioonisüsteem, mis näib pealtnäha lihtne, kuid sellega ei kaasne jälgimist ega taustal andmete kogumist, mida inimesed seostavad Windowsiga. See, mida sa sellel teed, jääb sinu arvutisse. Steam Input teeb juhtimisseadmetega sama. See paneb ükskõik millise ühendatud juhtimisseadme käituma nii, nagu see oleks mängu jaoks loodud, isegi kui mäng ei olnud selle jaoks mõeldud. Enamik inimesi ei näe seda kõike toimimas. Nad lihtsalt vajutavad mängi ja kõik töötab. Miski selles kogemuses ei ütle neile, et nad on Microsofti maailmast lahkunud, kuid tegelikult on nad sellest pääsenud. Valve hakkas seda kõike ehitama juba enne, kui keegi oli kuulnud Project K2-st või Recallist, ajal, mil enamik inimesi arvas veel, et Linuxi mängimine on nali. Nad investeerisid ikkagi sellises mahus, mis on mõistetav ainult siis, kui keegi ettevõttes uskus, et Windows jätkab samas suunas nagu seni. Proton tuli välja esimest korda 2018. aastal. Steam Controller tuli välja 2015 aastal. Steam OS-i esimene versioon ulatub tagasi aastasse 2013. Ükski neist ei olnud kohene reaktsioon Microsofti teadaandele. Need olid pikaajalised panused, mis tehti aastaid enne, kui need enda ära hakkasid tasuma. Steam Deck ei olnud kunagi lihtsalt käes hoitav seade. See oli viis, kuidas Valve sai oma alternatiivse operatsioonisüsteemi miljonite inimeste kätte, samal ajal kui see alternatiiv nägi endiselt välja nagu lõbus vidin. 7. peatükk. Lõks sulgub. Kui panna kõik tükid ühele ajajoonele, siis lakkab lugu tundumast nagu eraldiseisvate sammude jada. Aastatel 2021 kuni 2024 hakkasid suurimad pettusevastased süsteemid Linuxit toetama. 2022 aastal tõi Steam Deck miljonite inimesteni töötava Linuxi mängumasina. Aastatel 2024 kuni 2026 näitas Steam'i enda statistika, et Linuxi kasutajate arv kahekordistus. See näitab, et Valve'il oli selge suund. Kui panna need Microsofti sammude kõrvale, kaob juhuslikkus ära. Recall kuulutati välja 2024 aasta keskel. Selleks ajaks oli Proton olnud aktiivses arenduses juba 6 aastat. Project K2 algas 2025 aasta teisel poolel. Selleks ajaks oli Steam Deck olnud müügil juba 3 aastat ja Linux oli Steamis juba macOSist mööda läinud.
iga suurem Windowsi muudatus, mis suunas kasutajaid pilveteenuste ja tellimuste poole, tuli alles pärast seda, kui Valve oli juba väljapääsu loonud. Valve ei reageerinud sellele kõigele, nad nägid seda ette. Investeering Protonisse ja Steam OS-i algas siis, kui seda tulevikku nägid vaid need, kes tööstust väga tähelepanelikult jälgisid. 2018. aastaks olid Adobe, Autodesk ja Microsofti enda kontoritarkvara meeskond juba viinud oma tipptooted tellimuspõhisteks. Oli selge, kuhu ülejäänud Windows suundub. Selle asemel, et Microsoftiga võidelda, asus Valve 10 aastaks selle kallal tööle. Nad sõlmisid arendajatega kokkuleppeid ja neil jätkus kannatlikkust kogu asi kasutajate ette tuua, enne kui keegi üldse vajadust tundis. Enamik sellest toimus avalikult, enamik inimesi jälgis midagi muud. Steam Deck oli levitamise platvorm, mis oli kujundatud süütuna näivaks ja hinnastatud nii, et miljonid inimesed prooviksid seda ilma pikemat mõtlemata. Selleks ajaks, kui keegi seda konkurentsina nägema hakkas, oli see juba inimeste käes. 8. peatükk, suveräänne OS. Valve ei konkureeri Xboxi ega Apple'iga. Valve on loonud midagi kummalisemat ja olulisemat kui järjekordne konsooliseeria. Nad on loonud viimase suveräänse operatsioonisüsteemi. Suveräänne operatsioonisüsteem on selline süsteem, kus sa tõeliselt omad oma riistvara, selle sõna otseses mõttes. Süsteem ei saada sinu andmeid ilma küsimata. Sinu failid jäävad sinu omaks. Salvestusruum jääb sinu kontrolli alla. Oma masina kasutamine ei nõua ettevõtte kontole sisse logimist. Operatsioonisüsteemi taga olev ettevõte teenib oma raha millegi muu kui sinu jälgimisega. Selle definitsiooni järgi on traditsiooniline töölaua Linux ainus suurem tarbijatele mõeldud operatsioonisüsteem, mis veel kvalifitseerub. Windows on ületanud liiga palju piire. macOS oma Apple ID ja pideva survestamisega iCloudi kasutamiseks on samasuguses puuris. Chrome OS ei olnud kunagi iseseisev. See oli alati vaid aken Google'i teenustesse. Telefonid ei ole üldse iseseisvad. Isegi Steam OS nõuab alustamiseks sisse logimist. Steam OS on väike mitte nõudluse puudumise tõttu, vaid sellepärast, et kõik teised suured ettevõtted valisid tellimuspõhise mudeli ja Valve läks teist teed. Valve saab seda endale lubada tänu sellele, kuidas nad raha teenivad. Steam võtab igalt mängumüügilt osa endale. See ongi kogu ärimudel. Microsoft teenib nüüd raha teistmoodi. Nad teenivad siis, kui sa veedad oma aega nende toodete ökosüsteemis. Mida kauem sa seal oled, seda rohkem nad teenivad. Sellepärast näebki Windows välja nii, nagu ta välja näeb. 2 ärimudelit, 2 operatsioonisüsteemi, mõlemad üles ehitatud selle loogika järgi, kuidas nende omanikud raha teenivad. Sama lõhe ilmneb ka siis, kui need 2 ettevõtet räägivad tulevikust. Ühel pool räägib Microsoft pilvandmetöötlusest ja Copilotist kui peamisest viisist, kuidas inimesed arvutit kasutavad. Valve räägib riistvarast, mida nad saavad tarnida, mängudest, mida saad salvestada ja tööriistadest, mida nad saavad mängijatele anda. Üks tulevik on peamiselt värav Microsofti teenustesse, teine on endiselt peamiselt arvuti. See ei ole lugu sellest, et Valve on see hea pool. Valve on eraettevõte, kes teeb seda, mis on nende pikaajalistes huvides. Nende loodud väljapääs on hoolikas kaitsev inseneritöö, mitte kingitus. Aga see väljapääs on olemas, see töötab. Ja miljonid inimesed juba kasutavad seda ning selle ümber olev kogukond kasvab pidevalt. Tegelik võitlus ei käi turuosa pärast. Tegelik võitlus käib selle üle, mis isiklik arvuti üldse olla tohib. Kas tööriist, mida sa ise omad ja kontrollid, või kellegi teise käest renditud asi, mille tingimusi võidakse igal ajal muuta. Microsoft annab sellele küsimusele ühe vastuse, Steam OS teise. Suurt vahepealset varianti pole. Enamik mängureid ei mõtle sellele igapäevaselt. Kui nendele kuuluv mäng lakkab töötamast ilma Microsofti sisselogimiseta, siis nad mõtlevad sellele. Kui odavalt võtmemüüjalt ostetud Windowsi koopia enam ei aktiveeru, sest poliitika muutus, siis nad mõtlevad sellele. Kui Game Passi mäng tõmmatakse ära poole nende mängimise pealt, siis nad mõtlevad sellele. Ükski neist pole hüpoteetiline, need on mänguritega juba juhtunud. Iga kasutaja on kohe tegemas valikut, olenemata sellest, kas ta mõtleb sellele või mitte. Mitte mingis kauges tulevikus, vaid oma järgmise arvuti ostuajal, järgmise Windowsi uuenduse teavituse juures, järgmisel korral, kui tellimisaken küsib krediitkaarti. Alternatiiv on juba täna poeriiulitel olemas ja töötab miljonitel arvutitel. Küsimus ei ole enam selles, kas Windows ebaõnnestub, vaid selles, kas sul on siis veel oma arvuti, kui see juhtub. Microsoft ei ole ainus lahing, mida Valve peab. Nad on nüüd takerdunud võitlusse, mis võib määrata nende tuleviku. Saa teada, kas nad suudavad ellu jääda, saates Valve on hukule määratud $900 miljonit suurune kohtuasja. Või vaata seda.